Kiitud olgu issand, isa, me täname issand, et me võime issand tulla sinu palgete ja kuulama, mida sa meile täna tahad rääkida ja oma kogudusele. Ja isa, me kiidame ja vistame siin selle kõige eest ja me palume, et kõik, mis on sinu vaimust, läheksid sinu lastele südamesse ja kasvataksid head vilja ja mis ei ole sinu vaimust, sest läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja. Ja siin me ütleme kõik koos, siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Räägi issand, sest su sulane kuuleb, sest su sulane kuuleb. Amen. Ma loen õpetussõnade 2.1. Meil on, et tarkuse otsimise tasu. See on väga selge, mida me peame tegema. Mu poeg, kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad oma südame arukuse poole. Jah, kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks. Kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse, sest issand annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja arukus. Tema talletab õigetele edu ja on kilbiks neile, kes elavad laitmatult, kaitstes õiguse radu ja valvates oma vagade teed. Siis sa mõistad õiglust ja õigust ja seda, mis on õige, kõiki häid teid. Sest siis tuleb tarkust su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima su hingele. Otsustusvõime valdab su üle, arukus kaitseb sind, päästes sind kurjalt teelt, meeste käest, kes räägivad pööraselt, kes hülgavad sirged rajad, et käia pimedatel teedel, kes rõõmustavad kurja tehes, õiskavad pööraste roimade juures, kelle rajad on kõverad, kelle teed on eksiteed. See hoiab sind ka võõra naise eest, muulase naise eest, kes räägib meelitavaid sõnu, kes on hüljanud oma noorpõlve sõbra ja on unustanud oma Jumala seaduse, sest tema koda vajub alla surma poole ja tema teed varjude riiki. Ükski, kes tema juurde sisse läheb, ei tule tagasi ega jõua taas elurajale. See on siis selleks, et sa võiksid käia heade teel ja hoida õigete radu, sest õiglased tohivad elada maa peal ja vagad sinna järele jääda, aga õelad hävitatakse maa pealt ja truuduse murdjad pühitakse ära. Amen. Nii, ma annan siis edasi oma naisele sõna. Armu ja rahu. Tänane kirja koht tuleb Efeslaste kirjast. Efeslaste 4. 25. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. Ärge andke ka maad kuradile. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuulajad saaksid armu. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. See on piiblist sõna. Amen. Ja kui see kirjakoht tuli, ma sain aru, millest ma pean rääkima ja ma küsisin, et miks. Minast olen ma seda erinevates variantides siin juba mitu korda selle aasta jooksul seda rääkinud, aga sain ikkagi kindla sõna, et ma ikkagi pean sellest rääkima. Ja millest siis? Ehk pahameelest, ehk solvumisest. Ehk see pahameel on vaikne mürk, mis võib sind hävitada.
Pahameel ehk solvumine ei ole lihtsalt emotsioon, see on vaim, mis toitub valust ja püsib mälestuste kaudu. See sosistab sulle tehti ülekohut, sa väärid õiglust. Aga see varjab tõde, see hävitab vaikselt sinu vaimse elu. Võib-olla laseme oma valvsuse veidi langeda, võib-olla unustame, et meie vaenlane kurat otsib, keda ta võiks neelata ja kogudus on tema rünnakute jaoks suurepärane lava. Kui saatan saab kogudustega jamada ja kurjale teele kaasata, kes teab, millised tagajärjed sellel võivad olla. Vastus sellele on koguduses kasvav pahameel. Pahameel ei ole põhitingimus. See ei ole tunnete peamine elupaik. Pigem on pahameel viha, armukadeduse, kadeduse, kahtluse ja uhkuse pideva kohaloleku tagajärg. Ja pahameel purustab teid ja kogu teie isikliku teenistuse. Kui mõtlesin mingid näidet siia tuua, siis sain sõna, et ma pean andma selle enda kohta, mis on kõige ausam alati. Ja kui lihtsalt saab pahameelest või solvumisest kasvada viha, mis püsib üle aastakümnete. Mul oli selline asi, et mu esimene rasedus katkes, tähendab lapsed surid. Ja jäin teist korda rasedaks ja ma väga raskesti kandsin seda rasedust. Ma olin 4 esimest kuud haiglas, iga päev 3 korda süste, et laps mingitki toitu saaks. Ja kui ma haiglast välja tulin, kaalusin ma 52 kilo. No, et võib siit veel midagi maha võtta. Nii, ja siis läksime Marguse vanemate, ema juurde, et Margus elas seal, et olime seal. Ja mul oli muidugi ikkagi veel paha olla, aga kuna näidud olid nii paremad, siis lasti mind koju, et äkki kodune õhkkond siis parandab. Ja kui ma kuulsin, et mu ämm ja siis kasuisa Margusel ütlesid, et ei tule sellest lastest ka midagi, sureb tema ja läheb see naine ka järgi. Ja blokkis. Ja täielikult blokkis ära. Et ma nii lahke inimene pole eluaeg olnud, aga see keeras mul ikka kõik kraanid kinni. See oli tõeline pahameel, see oli tõeline solvumine ja see kasvatas viha ja see viha tuli väga kiiresti. Õnneks läks Margus siis Ukrainasse, läksid tööle ja ma sain oma ema juurde minna. Aga ega see ei lohutanud mind, see viha kasvas. Ja kui ma sain lõpuks haiglasse siis last sünnitama, siis tulid ämm ja siis see mees last vaatama. Millega ma siis kätte tasusin. Ma ei näitanud neile last. Ma ütlesin, et last ei saa näha, laps on arsti juures. Ise olin endaga väga rahul. Et teile, et ei tahtnud ju seda last. Ja päris ausalt ma mõtlesin kõik 100 varianti, kõik imelikud variandid välja, et võimalikult vähe seda last neile näidata. Ma olin osav, ma sain sellega peaaegu hakkama. Ja ma kaaperdasin Marguse üldse ära sellest suhtest, et ega seal minu laps siis oma vanaema praktiliselt ei näinudki. Ja see viha ei lahtunud ka siis, kui tal ema suri. See kasvas ikkagi edasi. See oli meeletu solvang ja meeletu solvumine. Ja ta püsis ikkagi vaikselt mu sees ja tead, ma ei pannud seda enam tähele, sest inimest ju enam ei olnud. Pole inimest, pole probleemi. Aga mingi jutlus oli, kus üks pastor ütles, et näed, ja inimesed kannavad viha oma ämmade peale, mingi tühiste tähenärimiste ja asjade peale ja sõnade peale. Ja see ei olnud väga kaua aega tagasi. Igal juhul siis oli juba meil see paberileht, mida me seal tehtud olnud, aga ma ei olnud isegi seda sinna kirja pannud. See oli ikkagi mul südames. Ja siis, kui mul see meelde tuli ja siis ma sain aru, kuidas see mind terve elu mõjutanud on, et see hoidis ka mind kinni, see vihkamine, siis sai see üles tunnistatud
ja ma võin tõesti öelda, et see oli ikka korralik koorem, mis oli mu õlgade peal ja see oli mind hävitanud. Sellepärast, et teine inimene oli mulla all, tal ei olnud sest enam kindlasti sooja ega külma. Nii et on sellised salakavalad vihad, mis ei lahtu ja mis nii mõnusalt lähevad meelest ära, et sa nagu ei mõtlegi nendele, aga nad kasvatavad seda juurt ja mina võin öelda, et mul oli sealt juba korralik tammepuu vist kasvanud. Aga tänu Jumalale me saime sellest hakkama, palvetasime ja ma sain kergenduse. Ja ilmselt enamus me oleme ühel või teisel hetkel oma elus ülekohtuses olukorras haavata saanud. Ja kui te istuksite ja mõtiskleksite nagu minagi aegade üle, mil teil on alt veetud, reedetud ja petetud, ei võta vihal kaua aega, kui see esile kerkiks. Aga mis juhtub siis, kui ma ei suuda selle vihaga Jumala armastuse ja alastusega võidelda? Millised tagajärjed tekivad, kui ma ei pööra oma pilku Kristusele ja ei ületa pettumust? Mis juhtub meie suhetega, kui ma ei suuda oma raevu kahetseda ja anda Jumalale õigusega au kõige eest, mida ta on meile ja teistele andnud? Kibestumus algab väikestest asjadest. Solvang kaevab end meie südamesse. Me mängime seda oma mõtetes uuesti läbi, luues sügavaid urge, mida on raske uuesti üles ehitada. Me jutustame oma valusid igale kuulajale, sealhulgas iga räpase detaili. Me otsime tuge, mis surub meid veelgi sügavamale oma pahameele alla. Me kuuleme solvava inimese nime ja võpatame. Me tõlgendame solvangu tahtlikuks ja et meie solvaja on täis paha meelt. Otsime muid põhjuseid, nii reaalseid kui ka kujuteldavaid, et seda oma kaabakat mitte sallida. Iga uue infokilluga loome endale uue kibeduse kihi. Me petame end mõttega, et keegi ei saa teada, aga vihal ja pahameelel on komme imbuda kõigesse. Pahameel on nagu rannapall, mida me püüame vette uputada. Ükskõik kui vaprad meie pingutused ka poleks, see kerkib ülesse kogu oma jõuga, pritsides kõiki ümbritsevaid. Efeslaste 4.31 ütlebki, et vabanege kõigest kibedusest ja raevust ja vihast. Jumala sõna teeb selle selgeks. Pahameel on ohtlik, sest kui seda ei kontrollita, kasvab see kibeduseks, vihaks ja isegi hävitavateks tegudeks. Vahetevahel peaksime me endalt küsima, keda sa ikka veel valuga, mitte rahuga meenutad ja kas on solvumist, mida sa ikka veel oma südames harjutad. Pahameele tõeline olemus ehk varjatud juur seisneb selles, et see algab reaktsioonina ebaõiglusele, kuid sellest kasvab kibeduse juur. Ja siin kohe on Jumala sõna meid aitamas. Vaadake, et ükski kibe juur ei kasvaks ja ei teeks tüli, Heebrealaste 12. Pahameel, seda saab nimetada mälestuseks, mis keeldub paranemast. Seda saab nimetada haavaks, mis keeldub kinni kasvamast. Seda saab nimetada patuseks tuleks, mis toitub eilsest päevast. Pühakiri näitab, et pahameel võib vaikselt kasvada, kuni see rikub meie südame ja meie suhted. Moosese raamatus viis algne pahameel tragöödiani. Kain tappis Aabeli lahendamata kibeduse tõttu. Pahameel ei mõjuta ainult emotsioone, see mõjutab teie vaimset ligipääsu Jumalale. Ja taas loeme pühakirjast, kui te seisate palvetades ja kui teil on midagi kellegi vastu, siis andke andeks. See on kirjas Markuse 11. Pahameelt täis süda blokeerib täielikult palvetamise, ta moonutab teie taju ja ta rüvetab Jumala teenistust, sest püha vaim ei tule sinna, kus on tüli ja riidlemist. Sa ei saa kanda vihkamist ja püha vaimu korraga. Pahameel on seotud ka andestamatuse ja kättemaksuga. See loob tsükli, mis tõmbab siit armust eemale. Kui tegemist on hingedega, kes on siiralt Jumala juurde tagasi pöördunud, äratab kurat neist kurbust, südametunnistuse piinu ja loob igasuguseid raskusi, et nad kaotaksid julguse ja peataksid edasi liikumise. Hea vaim seevastu inspireerib neid julguse, energia ja heade mõtetega,
et nad vooruses kasvaksid. Siis mõistetakse kohut viljade järgi. Kõik, mis takistab edasiminekut, tuleb kurjast ja kõik, mis seda head soodustab, tuleb Jumalast. Mõnikord hindavad inimesed asju headeks ja Jumalast lähtuvateks, sest need tekitavad neis hea tunde või tunnevad, et nad teevad edasiminekut. Siiski ei ole kunagi tõelist edasiminekut, kui me elame tahtlikus vastuolus Jumala tõdedega ja seeläbi Jumala endaga. Roomlaste 12:18 ütleb, kui see on võimalik, nii palju kui teist oleneb, elage rahus kõigiga. Ja läbi ajaloo levinud küsimused on, kuidas me saame seda teha, kuidas saame takistada kibeduse sattumist oma südamesse, kuidas saame oma tunnetega toime tulla selle asemel, et lasta neil kibeduseks kasvada. Kindel on üks asi. Me peame seda teadma, et Jumal nõuab andestust. Jumal teadis, et mõne inimesega ei ole alati võimalik rahus elada. Aga seepärast ütleb roomlaste, kui see on võimalik. Aga Jumal nõuab, et me teistele andestaksime. Vaenlane ei ründa alati avalikult. Ta külvab solvumist ja ootab. Pahameeles kristlane saab korduvate mõtete vanglaks. Ta hakkab oma külmust õigustuseks pidama ja kõik see kasvab lõhestumise seemneks. Piiblis on jutt tähendamissõna mehest, kellele andestati suur võlg, Matteuse 18. Näeme, kuidas andestatud mees nõuab koheselt tasumist kelleltki, kes võlgneb talle murdosa sellest, mida ta ise võlgnes. Kuigi talle osutati alastust ja armu, ei olnud ta nõus seda isegi vähesel määral osutama. Me peame mõistma, et peame andestama, sest meile on andestatud. Kui meie kaaskristlane on selles lõksus, kui tema esimene vastus on, et tema on selles lõksus siis, kui tema esimene vastus on, sa ei saa aru, mida nad minuga tegid. Sa ei tea, mida ma olen kannatanud. See on kindlaks märgiks, et seal on mingi lõks. Ja taas, mida ütleb Piibel? Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile. Kui pahameel jääb sinusse püsima, siis see muudab teie iseloomu ümber haavatuks ja hoiab teid seotuna mineviku valuga. Ja ta kindlasti takistab vaimset kasvu, sest kuigi sa arvad, et oled püha, aga kui su sees on pahameel, hakkad vaikselt algallikale kätte maksma. Algul väikesed vihjed, siis julgust kogudes süüdistused ja kui neid ei hakka teist hävitama, siis otsitakse ja manipuleeritakse abi igalt poolt, kellelt ja kust seda iganes saab. Ja pahameele illusioon on, et mul on õigus seda tunda. Kindlasti peaks pahameeles olev kristlane veenduma, et ta valu on tegelikult õiguse pärast. Võib-olla on üks põhjus, miks tema kogemus töökohal või koguduses on olnud kohutav, see, et ta on ise kohutav olnud. See teeb selle teema arutamise raskeks. Mõne inimese valu koguduses on tingitud sellest, et kogudus rakendas õigesti distsipliini. Meie patt toob meile suure enamiku osa meie valust. See, et sa ei saanud koguduses oma tahtmist, et kõik ei toetanud tema ideid, ei ole taga kiusamine. Mõtle rahulikult läbi, kus kohas see valu tuleb. Mõnikord on valu hoiatus, et sa teed midagi valesti. Ära eelda, et sinu tagasilükkamine on tingitud sellest, et sa oled nii imeliselt õige. Mõtle hetkeks, kas sinu enda ego võib olla sellele kaasa aidanud. Osa hingehoidlikust valust tuleb enda tehtud vigadest, halvast otsustusvõimest või patustamisest. Suur osa kibedusest ja pahameelest kogudusest suhtes tuleb sellest, et teised ei suutnud sind imelisena näha. Võib-olla tahtsid teenimistöös silma paista lihtsalt oma ego pärast. Näiteks võib tuua põhilise soovituse koguduse vanematele, et ära määra ametisse kedagi, kes seda ametit tahab meeleheitlikult saada, vaid vali see inimene viljade järgi. Kui sa oma uhkuse ja auahnuse kontrolli alla saad, hajub suur osa kibedusest. Ja pahameele tagajärjed on, jah, sa said haiget ja see võib olla ebaõiglane. Pahameel ütleb veel, et jää sinna tundesse, kuid Jumala arm ütleb,
tule sealt välja. Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtemoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu, ütleb Filiplaste 2.3. Vihapidamine tundub õiglusena, aga tegelikult on see enesehävitus, mis on maskeeritud õigluseks. Ravida saab pahameelt andestamisega. Andestamine ei ole nõrkus, see on sõjapidamine. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Seda lausub Jeesus Matteuse 11.28. Neid sõnu tasub aeglaselt lugeda. Need näitavad suurt kaastunnet, mis Kristusel meie vastu on. Ta teab, et me oleme paljude asjade koorma all ja pakub meile nendest vabastust. Selle vabaduse saavutamine on aga tee, mis laseb Kristusel lahti arutada asjad, mis seovad meid maailma, lihaliku meele ja ka kuradiga ning takistavad meil saamast täiuslikku vabadust, mis tal meie jaoks on. Andke andeks, nagu issand teile on andestanud, ütleb Kolosslaste 3. Andestus tähendab kättemaksu õigusest loobumist ja kogu juhtumi Jumala kätte andmist. Me peame valima tervenemise selle tulevikuta ajaloo asemel. Ja see ei tähenda, et see, mida nad tegid, olid okei või et sa unustad kohe valu. See peab tähendama, et sa keeldud laskmast pahameelel oma südant kontrollida. Kui meil on andestamatuse vaim, ei ole meie pilk suunatud Jumalale, see on suunatud meile endile. Alles hiljuti, kui ma olin haiget saanud, kaebasin Jumalale. Keegi ju peaks selle eest maksma. Jumal targal ja erakordselt lahkel, armastaval ja õrnal viisil ütles ta mulle, mina maksin. Enda poolt lisan juurde veel, et palveta nende eest, kellele sa ei suuda andestada. Jumal juba teab, mis sinu sees toimub. Ta teab sinu mõtteid ja ta teab, kuidas teine inimene sulle haiget tegi. Ta oli seal. Meil endil pole täiuslikku võimet teistele andestada, aga Jeesus saab anda meile väe andestada neile, kes meile haiget on teinud, ütleb Filippi 4.13. Väga praktiline on panna tühjale paberilehe kirja ja paluda Jumalal meenutada kõiki, kellele sa pead andestama. Tegime seda ka kunagi varem ja seda osaduses siis, kui me hakkasime koos käima. Ja kui Jumal annab sulle nime või annab 2 või 10, hakka palvetama nende eest, kes on sinu nimekirjas. Palveta iga päev, kuni tunned, et Jumal sulatab sinus oleva paha meele. On võimatu olla andestamatu nende suhtes, kelle eest me palvetame. Nende eest palvetamana hakkamine ei ole kerge. See on üks raskemaid asju, vähemalt mulle, mida ma olen teinud. Ja kui ma teen sellest inimesest oma palveobjekti, avan oma südame ukse veidi laiemalt, et Jumal saaks sisse tulla ja hingata minu kohati jäätunud südamele, sulatades seal oleva jäise pahameele. Piibel ütleb meile ka nii, et häda teile, kui kõik inimesed teist head räägivad. Õndsad olete teie, kui teid õiguse pärast laimatakse ja pilgatakse. Et ma tunneksin teda, tema ülestõusmise väge, tema kannatuste osadust, tema surma sarnaseks tegemist. Kui me koos Kristusega kannatame, siis meid austatakse koos temaga. Kõik, kes tahavad elada jumakartlikult elu Kristuses Jeesuses, kannatavad tagakiusu. Talume raskusi nagu Jeesuse Kristuse hea sõdur. Ja lugege prohveteid. Kui me loeme prohvetite raamatuid, saame me aru, et meie ei ole kannatama veel hakanud. Pahameel on meie endi pattude raskus.
patt varjab reaalsust. See on nagu udu, mis varjutab meie võimet näha tõde. Sõltuvalt udu tihedusest võime kergesti teelt eksida ja leida end vaimses vrakis. See hinge ähmastumine võib tekitada ka kiindumust asjadesse, mida me ei peaks ihaldama, ja vastumeelsust just nende asjade vastu, mis pakuvad meile tõelist tervenemist ja puhtust. Kui sa andestad, kaotab pahameel oma haarde ja su süda hakkab paranema. Ja enne lõpetamist veel mõned lahendused pahameele vastu võitlemiseks. Me peaksime tunnistama ausalt valu, mida me kogeme. Lõpetame teesklemise. See ju juhtus, me tunnistame seda. Ei ole vaja teha savi nägu, ole oma tunnetega aus. Too see palves Jumala ette. Tervenemine algab alistumisest. Siin saad sa kasutada koguduse abi. Räägi teadlikult andestusest, isegi kui su tunded on veel kahe vahel, sest välja öeldud sõnal on vägi. Keeldu solvangut harjutamast. Ära ela seda uuesti läbi, mida Jumal püüab eemaldada. See tähendab, et ära kurda seda kõigile ja ära otsi lohutajaid, poolehoidjaid. Ära kasvata seda teemonlikku tunnet. Ja kõige tähtsam, palu Jumalalt asendada kibestumus kaastundega. Ja need viljad, mis kasvavad, kui pahameel kaob, on rahu naaseb sinu ellu, rõõm taastub ja koorem kaob ja vaimne selgus suureneb. Õndsad on halastajad, sest neile halastatakse, ütleb Matteuse 5.7. Sa ei vabasta teisi, sa vabastad iseennast. Kristuses on uus elu ja lootus. Uue maa auhiilgus on nii suur, et me ei mäleta enam midagi sellest vanast. Igavik Kristusega on ainus asi, mis kõrvaldab täielikult kogu valu, haiget saamise ja kibeduse. Kui me oleme tema sarnaseks tehtud, näeme teda sellisena, nagu ta on. Rõõmusta, et su nimi on kirjutatud taevasse, see eluraamatusse, pürgi eesmärgi poole, haara kinni igavesest elust. Ja issand, tule ruttu. Ja kes nüüd tahab, on mul väike palve, et me seda pahameele seemet saaksime endas välja öelda. Palvetame nüüd teiste eest ja ka iseenda eest. Issand, juuri välja iga pahameele seeme mu südames. Paranda iga varjatud haav. Anna mulle armu andestada, isegi kui praegu see teeb meile haiget. Las armastus asendab kibeduse ja rahu asendab valu. Ma palun seda Jeesuse Kristuse vägeval nimel. Aamen.